kõlama, ehk siis sõidame ligemale siuke 2 tunniga saame teada, et kuhu me omadega välja jõuame. Petteri Schultz ja Egert Pajustik siis teda abistamas, aga siin juba Ignatius karistusalas palliga, aga seda vasakpoolset nurka ja keerutabki aga mööda. Ja siis tolle mängu 2-1 võitis. Aga vaatame selle olukorra ära, kui siin nüüd Müür siirdus ta eelmisel aastal ülikooli õppima, aga nagu näha, külmas Eestis tagasi. Kalev ründamas. Timi liidub tagasi, aga tuleb löök ja ei jäänud palju puudu. Žeri. Ehk natukene liiga kauaks seal söötu lükkama, aga jälle pall Tammeka käes. Orila näitab ka väljaku nägemist. Seal pallist üle. Sürgenson meenutas siis oma aegu, kuidas tema testimistel käis ja ei pidanud väga meelakkumine see elu olema. Hetkel Müür. Jääb üles Miili ja ikka veel ei ole see pall võrgus. Ja saab. Uus see keskkaitseliin vahepeal, isegi kaitseliin, vahepeal Miil. Tasub jah otsida neid sööte sinna liini taha just. Opa, siin nüüd Miil läheb ajalugu tegema ja no ei ole. Kõrge kaarega taha posti jätka värava ette ja nõutakse seal väravat, aga ahaa, oli hoopis käega mäng. Väga hea võimalus juhtima minna 28. minutil ja kindlalt Ilan Sallal-Saller viib Kalevi 1-0 juhtima ja siin tähistused ka ikkagi. Erinevad käemärgid lähevad teele. No sai räägitud, et Tammeka esimene värav on just kui õhus, aga ei saanud kuidagi Kalevit maha kanda ja näe. Kalev 1-0 ees. Jah. Ega näha on, et Ignatius küsib ka, saab söödu. Ei lasta löögile. Maarinit senderdus väravõtt ja no siit, mis siit välja võlutakse. Žeri lööb ja tabab latti. Tuleb sinna tagumisse tsooni hästi. Ja tuleb nii hästi, et Kalev lööb teise. Ohohoo. Ja tundub, et Silver Rasmus Kubenski oli see, kes selle kirsi sinna tordile asetas. Päris pahasti sai haiget seal, tundub, et Sibul aidatakse küll nii Alandi kui sõprade poolt püsti. Aga Kalev 2, Tammeka 0, või noh, täpsemalt öeldes Tammeka 0, Kalev 2. Tammeka reklaamis, et esimene mäng Tartu pinnal, kui siin nüüd saab Tammeka palli omale ja tekib võimalus ka. Langlööv ja posti ja ikka ei lähe see pall, no mitte kuidagi sisse. Ainuke viis, kuidas sind läbi saab, et Tammeka jaoks on see Kalevi väraval on kaan peal ja ei tule üldse lahti. No vaatame, äkki siit hoopis tuleb Kalevilt mingisugune lahendus ja tulebki. No täitsa sõge mäng on siin Annemõisa jalgpallihallis ja Martin Tomberg, no need on ka, ma ei tea, TikTokist õpitud tantsuliigutused ja täiesti ebareaalne öelda, aga Tammeka 0 ja Kalev 3 ja no ei lähe lihtsalt need pallid Tammekale ette. Vahet ei ole, kui palju Kalev isegi annab neid võimalusi neile siin teisel poole ajal, no ei tule kuidagi ja hoopis tuleb teisele poole. Aga tuleb meil poisuvahetusi. Tundub, et Ignatiuse mäng saab läbi. Näeme veel seda Tombergi lööki, seal Sahtel veel sättis selle vasaku jala ette, et
seal Dmõtro Skrinnök. Oi, siin nüüd keerutab peale, aga Sahtel püüab kinni. Silovilt pehme tõste värava ette, sealt eeldaks ka lööki, see tuleb, aga sel aastal selle Kalevi pundi tantsima saab, et eks tal on omad põhimõtted, mille järgi ta toimetab. Seni tundub, et kõik istub, aga Silov jõuab kenasti karistusalasse, vasakuga löök ja... Ta 16 kastil lähedal. Et siin mingite aspektidega kindlasti Tammeka täna ei saa rahul olla. Jah, aga siis on õppematerjal olemas, millega tööd teha. Ja Borila vilistabki tänase taliturniiri mängu lõppenuks. Tartu Tammeka 0, Tallinna Kalev 3.